Tere tulemast Microvention webinari Migreeni ABC. Mul on hea meel, et meiega on doktor Mark Brušinski. Tere, Mark, kes on Tartu Ülikooli kaasprofessor ja, ja räägib meile täna migreeni põhitõdedest, nii migreeni äratundmise, äh, ravimise kui ka selle nii-öelda mittemedikamentoosse ravimise poole pealt ning selle poole pealt, mida patsient ise teha saab. Aga kuna kell on 6, siis annaksin hea meelega kohe sõna Margile väikeseks sissejuhatuseks enda kohta ja, ja ka selle teema avamiseks ning siis oleme valmis vastama kõikide kuulajate küsimustele. Küsimusi on võimalik esitada siin Q&A vormi kaudu ning palume seda lahkesti ka kõikidel kuulajatel teha. Aga Mark, nüüd sõna sulle. Aitäh! Tänan võimaluse eest natuke jälle värskendada meie teadmisi ja rääkida migreenist, mis on sedavõrd aktuaalne probleem, et seda peetakse kõige sagedasemaks neuroloogiliseks haiguseks ja seetõttu päris suur protsent elanikkonnast puutub ise kokku selle probleemiga või siis omab oma suhtlusringkonnas lähedasi ja näeb seda pealt. Ja loomulikult on ka teatud protsent inimesi, kes professionaalselt tegelevad, et tervishoiutöötajad eeskätt ma mõtlen. Ja täna oli siis plaan hästi lühidalt käia üle kõik need põhipunktid ja panimegi webinari pealkirjaks migreeni ABC ehk ongi täiesti nagu baas teadmised, ütleme nii, värskendada ja see puudutab nii migreeni äratundmist kui ka kuidas saab ennast aidata ja kindlasti lõpus ma räägin ka farmakoteraapiast ehk missuguste rohtudega võib migreeni ravida ja kuidas ravitakse. Seetõttu ma mainin mitmesuguseid ravimeid ja seetõttu ka nimetan, et mul on potentsiaalsed huvide konfliktid, kuna ma olin ajalooliselt saanud toetusi erinevatelt ravimifirmadelt ja seetõttu seda deklareerin. Ja samas selle loengu seisukohalt otsest huvide konflikti mul ei ole, nii et need on kaudsed võimalikud huvide konfliktid. Jah, et kuidas me siis räägime täna, siin on loengu kava ja räägime esiteks migreeni mõistest, siis äratundmisest, kuidas jälgida migreeni kui haigust, kuidas ravida neid migreeni atakke ja kuidas ennetada migreeni atakke. Migreen definitsiooni või mõiste kohaselt on selline haigus, millel on teatud geneetiline tagapõhi, mis tähendab seda, et paljudes perekondades on mitte üks, vaid rohkem inimesi migreeni diagnoosiga. Ja see on kompleksne neuroloogiline häire, mis kliiniliselt avaldub kaunis tugevate peavaludena ja asi ei piirdu ainult peavaluga, vaid lisaks sellele kaasuvad ka mitmesugused teised võimalikud sümptomid nagu iiveldust, oksendamist, võib esineda samuti inimesed ei talu valgust ega heli ja sageli ei talu ka teravaid lõhnasid hoovude ajal. Ja migreen on ilmselgelt nagu ajuhaigus, et kui me ajalooliselt vaatame ajas tagasi, siis oli mingi periood, kui migreeni peeti veresoonte patoloogiaks, aga tegelikult praeguseks me teame, et nende veresoonte läbimõõdu muutused, mis migreeni hooajal inimese peas aset leiavad, need on nii-öelda teisesed sündmused, et seda kõike reguleerib ikka aju ise ja põhiline peavalu generaator inimese ajus on kolmiknärvi kompleks ehk trigeminaalne kompleks meditsiinikeeli, mis asub inimesele ajutüves. Samas me teame, et kõik need migreeni
mehhanismid on sedalaadi, mida me nimetame aju funktsiooniks või düsfunktsiooniks. Ehk teiste sõnadega, anatoomiliselt ei ole inimesel ajul midagi nagu katki, nii et migreeni ei saa näidata ükski rutiinselt kasutatav kompuutertomograaf või magnetresonantstomograaf, et migreeni diagnoos on puhtalt kliiniline. Selleks, et migreeni inimene ise saaks ära tunda ja kahtlustada seda ja loomulikult selleks, et ka keegi kõrvaline saaks seda diagnoosida, praegu me räägime ikka mingist spetsialist ehk arstist näiteks, selleks on vaja panna tähele, mida inimene kõike kogeb nende atakkide ajal. Ehk siis kus pea valutab, mis iseloomuga valu ise on, kui tugev see on, kas esineb kaasuvaid haigusi, mis tulevad koos peavaluga ja lähevad koos peavaluga, kaua iga üksik atakk kestab ja kaudselt aitab migreeni alavorme täpsustada, on peavalude sagedus ja samuti erinevad vallandavad faktorid, mille foonil inimene kogeb siis migreeni atakke. Ja käime läbi kõik need põhilised punktid ühekaupa, ehk siis peavalu lokalisatsioon. Peavalu võib esineda nii hästi piiratud peaalal, võib olla ka diffuusne ehk üle terve pea ja värviliselt siin on nendel slaididel välja toodud need kõige tüüpilisemad migreenile just iseloomulikud tunnused ja mis puudutab lokalisatsiooni, siis migreeni puhul reeglina valu on ühepoolne, et valutab üks pool pead. Kusjuures, mida peab kindlasti märkima, on see, et see pool sageli vaheldub. Ehk teiste sõnadega, kui inimene kogeb migreeni atakke, siis need võivad ükskord olla vasakus peapooles, teinekord paremas peapooles ja see on migreenile hästi iseloomulik, nii et ta ei pea kogu elu olema ainult paremal või ainult vasakul peapoolel. Aga kui on peavalu teise lokalisatsiooniga, siis peab vaatama ka teisi kaasuvaid sümptomeid, sest et teinekord on vaja migreeni eristada teistest peavalusündroomidest. Ja järgmine küsimus ongi peavalu iseloom, ehk siis peavalu teatavasti võib olla väga erinev, see võib olla suruv, pressiv, sähviv, torkiv, põletav, tuikav ja nii edasi, aga migreeni kõige tüüpilisem valu iseloom on selline pulseeriv, tuksuv, tuikav peavalu. Ja reeglina see valu tugevus on mitte kerge, vaid vähemalt mõõdukas ja selleks, et migreeni valu või üldse valu tugevust mõõta, kasutatakse erinevaid skaalasid. Kõige lihtsam skaala tõesti ongi selline 4-astmeline, kus inimene peab oma valule andma hinnangut 4-astme süsteemis, kerge, mõõdukas, tugev või ülitugev ehk väljakannatamatu peavalu. Rohkem me kliinilises praktikas kasutame numeerilist valuskaalat 0-10 ja siin on just oluline aru saada, mis need piirid nagu tähendavad ja see tähendab seda, et 0 on täielik valu puudumine ja 10 punkti on kõige võimsam, kõige tugevam valu maailmas üldse, mida inimene saab endale ette kujutada. Ja nende skaalade kasutamine aitab meil natuke objektiviseerida seda subjektiivset aistingut nagu valu. Sest teatavasti meil ei ole ühtegi sellist kliiniliselt kasutatavat vahendit või siis aparaati, et paneks patsiendile klemmid külge ja see mõõdaks valu tugevust, et see kõik nagu inimene ise nagu tajub ja täpselt nii ongi. Siis on oluline panna tähele, et missugused sümptomid võivad koos peavalu atakiga kaasas käia. Ja migreeni puhul kõige sagedasemad on iiveldus oksendamine, valgusmüra lõhnade talumatus ja füüsilise tegevuse talumatus, ehk inimene eelistab olla rahulikult, mitte minna trenni, mitte minna jooksma, isegi tavaline füüsiline aktiivsus nagu rahulikus tempos trepist ülesminek võib olla hästi häiriv ja valu süvendada. Loomulikult, kui on teised sümptomid, neid tasub ka pahalt panna tähele, aga migreeni puhul on kõige tüüpilisemad need esimesed 3 sümptomid. Nad kõik ei ole kohustuslikud selles mõttes, et mitte kõigil migreeniga patsientil ei ole korraga iiveldus, oksendamine, valgusmüra, lõhna talumatus. See võib olla erinev kombinatsioon nendest kaasuvatest sümptomitest ja iga atakk võib natuke erineda.
aga mingi kaasuv sümptom migreeni puhul ikka reeglina kaasas käib. Järgmine küsimus on kindlasti iga üksiku ataki kestvus, sest kui inimesel tekib peavalu, see võib kesta sekundeid, minuteid, tunde, päevi ja nii edasi. On olemas isegi selliseid peavalusündroome, kui inimesel valu püsibki kogu aeg 24/7, et üpris häiriv ja negatiivselt elukvaliteedile mõjuv olukord mõistagi. Migreeni puhul, kui inimene ei ravi seda hoogu või kui ta ravib, aga see ravi ei aita, üks hoog kestab tunde kuni päevi. Ja miks ma rõhutan seda, et kui see on ravimata hoog, on see, et kui inimene näiteks hakkas pea valutama, tekkis migreeni atakk, ta võtab kohe mingit rohtu, mis teda aitab ja valu läheb poole tunniga rohu võtmise järel üle. See tähendab, et see on juba ravitud hoog ja see ei tähenda, et see ajaline kriteerium ei oleks kuidagi nagu täidetud. Eristakse kaks kõige tüüpilisemat migreeni vormi, see on kõige sagedasem aurata migreen ja siis teine on siis auraga migreen. Nagu sai juba mainitud, et eelpool nimetatud tunnuste tähelepanemisel inimene siis võib endale sellist checklisti põhimõtteliselt teha ja panna kirja, et missugused kaebused mul konkreetselt käivad, kaua see kõik kestab, mis on valu lokalisatsioon ja vaadata, kas see sobib siis nendele kriteeriumitele, mida on välja toodud rahvusvahelises peavalude klassifikatsioonis ja mis on siin slaidil ka ära toodud. Nagu te näete, et tõepoolest, et valu iseloomu puhul mitte kõik kriteeriumid ei pea olema täidetud, aga siin ongi välja toodud, et missugused on siis need põhilised punktid ja kui palju neid peab olema selleks, et need migreeni diagnoosi kriteeriumid oleksid täidetud. Ja loomulikult selle põhjal, missugust informatsiooni inimene arstile esitab, arst püstitab ka diagnoosi, sest nagu ma alguses ütlesin, et migreeni diagnoos on kliiniline, ei ole ühtegi instrumentaalset uuringut või laboratoorset analüüsi, mis ütleks, kas inimesel on migreen või ei ole. Nüüd auraga migreeni puhul enne valu algust või kohe valu alguse faasis tekivad sellised sümptomid, mida me nimetame auraks ja seal on väga kindlad kriteeriumid. Üks nendest on ajaline kriteerium ehk siis aura sümptomid arenevad igal inimesel minutitega ja tüüpiline aura kestab kuni tund aega. Ja selle taga on selline muutus, mida me nimetame teaduslikus keeles leviv kortikaalne depressioon, mis on nendel piltidel on siin välja toodud, ehk teatud ajukoore piirkond muutub neuronaalselt passiivselt ehk närvirakud elektriliselt ei ole enam nii aktiivsed ja see piirkond nagu liigub mööda ajukoord ja see põhjustab just neid kaebusi, mida me aura nimel tunneme. Ja tegelikult seda aura mehhanismi ehk ajukoore düsfunktsiooni on juba kirjeldatud mitukümmend aastat tagasi ja me juba ammu teame, et selline düsfunktsioon inimese ajus, kel on migreen, aset leiab, et selline nii-öelda laine, närvirakkude väsimuse laine käib nagu mööda ajukoord üle ja sel ajal inimene tunneb siis aura sümptomeid. Kõige sagedamini seda juhtub inimesel mingil põhjusel just kuklasagaras ja kuklasagaras on meil nägemiskeskus ajus ja seetõttu enamus migreeni aurasid on visuaalsed ehk nägemisaurad, mis ühe poole vaateväljast tekivad sellised must-valged, hallid, siksaki kujulised kujundid, aga neid aurasid muidugi võib olla ka üpris erinevaid. Millest tuleb seda aurat eristada ja mõnikord mille suhtes eksitakse, et migreeni hoogude eel paljud inimesed kogevad nõndanimetatud prodromaalsümptomeid, mis ei ole aura. Ja need on sellised mittespetsiifilised kaebused, mida inimene tajub võib-olla päev, isegi 2 päeva, 3 päeva enne atakki ja ta teab, et nüüd ma tunnen ennast kuidagi eriti väsinuna või mul järsku muutub meeleolu või näiteks ma ei taha
kuidagi süüa. Ja ta teab, et selle sümptomi tekkimisel mõne aja möödumisel tekib siis migreeniatakk. Ja inimene teab sellepärast, et migreenihood on kaunis stereotüüpsed ja see tähendab seda, et iga hoog on üpriski sarnane eelnevale hoole ja kui see aastaid inimesel on kestnud, siis inimene on reeglina pannud juba tähele, et mis sellele ka eelneb. Ja miks ma seda eraldi välja toon, et just, et mitte ajada segamini migreeni aurad ja eelsümptomeid, sest nad on kaks natuke erinevat nagu asja ja sümptomid ka veidi erinevad, mis asjaga kaasas käivad. Nüüd üks selline kõige kehvemaid migreeni variante on nõndanimetatud krooniline migreen. Ja kui me üldiselt teame, et migreeni levimus rahvastiku seas on Eestis konkreetselt 17,8% täiskasvanud elanikkonnast, siis kusagil 1% täiskasvanud elanikkonnast kannatab sellise migreeni vormi all nagu krooniline migreen. Ja see sisuliselt tähendab seda, et need eelpool nimetatud atakid hakkavad järjest sagenema ja käivad nii sageli, et inimesel on vähemalt 8 päeva migreenihoogudega kuus, niimoodi vähemalt 3 järjestikusel kuul. Ja lisaks migreeni krooniliseks muutmise käigus inimesel hakkavad tekkima sellised päevad, kui nagu migreeniatakki nagu ei ole, aga on kergemad peavalud ja vahepeal seda ajataksegi segamini sellega, et öeldakse, mul on lisaks migreenile ka pingetüüpi peavalud. Aga kroonilise migreenile ongi hästi iseloomulik, et mitte kõik peavalupäevad ei ole enam tüüpilised migreenile, vaid hakkavad lisaks tekkima tavaliste nii-öelda jutumärkides tavaliste peavaludega päevad. Nii et hästi oluline on registreerida inimestel alati mitte ainult selliseid kõige tugevamaid atakke, kus tõesti inimesel on oksendamine, ta ei saa püsti tulla, on pikali ja vaikses pimedas ruumis, vaid kõik peavaluga päevad tuleb peavalupäevikus kirja panna, sest see võib lõppkokkuvõttes mõjutada seda diagnoosi. Ja kuna erinevatel migreeni vormidel see ravisoovituste iseloom ka erineb, et kui me seda kõike ei tea, siis arst eeskätt või spetsialist ei tea, siis ei pruugi soovitada kõige paremat võimalikku ravi, kuidas migreeniga toime tulla. Nii et ka kergemad peavalupäevad tuleb registreerida ja me soovitame seda alati teha siis, kui inimesel parasjagu valu on, mitte niimoodi, et näiteks iga nädal pühapäeval hakkan meenutama, et vot see nädal mul valutas teisipäev, kolmapäev näiteks mõõdukalt, reedel oli tugev peavalu ja võib-olla neljapäeval oli ka kerge, sest tagantjärele meenutades nagu kogemus näitab ja ka uuring näidanud, inimene sageli eksib rohkem. Aga nii kui inimesel on peavalu, siis kohe panna selle algus, selle lõpp nagu kirja. Ja mitte unustada ka seda, et kui inimene tarbib valuvaigisteid, siis need päevad, kui ta on valuvaigisteid võtnud, need tuleb ka kirja panna, sest et valuvaigistite tarvitamise juures on omad piirid. Lisaks, millest on kasu, on registreerida ka vallandavad tegurid, sest just sageli inimesed migreeniga on tundlikud teatud väliskeskkonna teguritele, mitte ainult väliskeskkonnaga, vaid ka teatud organismi sees toimuvatele muutustele ja see võib provotseerida või vallandada neid migreenihoogusid. Ja kui need on vähegi välditavad tegurid, näiteks teatud toidud, mis võivad migreeni esile kutsuda või siis teatud sellised tegevused, kui inimene leiab väga kindlat seost, siis kui nad on välditavad, siis saab teatud atakke üldse täiesti vältida, et neid ei tulegi. Kahjuks alati migreen ei ole selline, et ta tekib ainult teatud vallandavate tegurite kokkulangemisel, vaid iseenesest võib ka tekkida ja osa selliseid vallandajaid on sellised, mida me sageli ei saa muuta, need ei ole meie võimsuses. Aga ikkagi, kui me leiame neid seoseid ja nad on vähegi välditavad, siis on mõistlik proovida nendega mitte kokku puutuda. Aga
tulles tagasi migreeni kui haiguse juurde tervikuna, ma juba eelnevalt nimetasin seda, et migreen on nõndanimetatud trigeminavaskulaarne haigus ehk kolmiknärvisüsteem, mis asub inimesel ajutüves, toimib teistmoodi ja iseenesest need närvilõpmed, mis lähevad ajutüvest välja, nad läbi teatud aineid reguleerivad nii närvirakkude aktiivsust kui ka veresoonte läbimõõtu. Ja üks põhilisi aineid, mida on seostatud migreeni mehhanismidega ja praegu on väga kuum teema, on selline valk, mis meil kõigil kehas on nagu CGRP. See lühend tuleb ingliskeelsest mõistest, eesti keelde tõlgituna kaltsitoniini geeniga seotud valk, millel on erinevad funktsioonid meie kehas ja kaasa arvatud siis ta seotub migreeniatakkidega. Seda teadmist, et CGRP on migreeni mehhanismide juures üks olulisemaid aineid, on meil juba ligikaudu 25-30 aastat, kui professor Lars Edvinsoni grupp on seda avastanud Rootsis. Ja muide, just eelmine aasta Lars Edvinson käis meie kutsel ka Eestis loenguid pidamas. Ja nüüd on see teadmine on viinud selleni, et meil on juba olemas suurusjärk 5-6 aastat Eestis need uued ravimid, mis mõjutavad just seda ainet ja aitavad inimesel kas paremini atakke ravida või ära hoida migreeni sagedaste hoogude tekked. Loomulikult, mida peab siin ütlema kindlasti ka see, et see CGRP ei ole ainus aine, mis mängib rolli migreeni mehhanismides, seal on veel aineid ja teiste ainete uuringutega ka praegu aktiivselt üle maailma tegeldakse ja on tulemas ka uuemaid ravimgruppe, mis ka teiste ainete kaudu üritavad migreeni inimesel paremini kontrolli all hoida. Aga see on nüüd tulevik, loodame, et pigem lähitulevik kui kaugtulevik. Loomulikult inimeste ennast kõige rohkem huvitab, et kuidas just nagu migreeniga paremini toime tulla. Ja seetõttu räägin ka migreeni ravi sellistest põhiprintsiipidest. Ja kui seda struktureeritult esitada, siis kõik algab sellest, et inimene ise peab teadma, et tal on migreen. Et seetõttu need alguses slaidid, et kuidas migreeni ära tunda või kahtlustada, loomulikult diagnoosi paneb arst, mitte patsient ise, ta võib endal kahtlustada migreeni ja see võibki õige olla, aga päris diagnoosi, mille tulemusena inimesele määratakse mingisugused ravimeetodeid, seda paneb ikkagi arst. Oluline on see, et inimene oskaks nagu pöörduda õigel ajal ja küsimus on alati, mida ma kuulen loengute ajal, on see, et millal peaksid arsti juurde minema. Aga arsti juurde peab minema migreeni kahtlusel siis, kui see tõesti hakkab inimese elukvaliteedi juba mõjutama. Sest me teame, et jah, migreen ise otseselt inimest ei tapa, ta piinab inimest ja on ka sellised migreeni healoomulised vormid, et kui inimesel on üks migreeni hoog, ma ei tea, 5 aasta tagant ja see allub ilusti ka retseptivabadele ravimitele nagu paratstamol, ibuprofen näiteks ja kui inimene seetõttu kuidagi nagu ei kannata, siis loomulikult, et sellisel juhul arsti juurde minek võib-olla ei ole produktiivne tegevus, ütleme nii. Aga loomulikult, kui migreen mõjutab inimese toimetulekut, elukvaliteeti, kuidas ma suudan tööl käia, kas see piirab minu sotsiaalset suhtlemist, perekondlikke kohustusi ja nii edasi, et sellisel juhul tuleb ikkagi abi otsida ja nagu ma ütlesin, õnneks meie ajal on päris mitmeid soovitusi, mida me anname inimesele, et inimene saaks migreeniga paremini toime tulla ja paremini elada ja parandada elukvaliteeti. Kahjuks keegi maailmas ei oska migreeni 100% välja ravida. Küll migreen sageli inimestel vanuses 50+ kaob ära, mitte küll alati ja me ei tea, kellel kaob, kellel ei kao. Nii et me ikkagi ei oota, et lootuses äkki migreen kaob ära, vaid ikka aitame ja ravime. Migreeni ravis on oluline mittefarmakoloogiline ravi, et lisaks sellele teadlikkusele, et mul on migreen, et kuidas sellega elada, on teatud sellised migreeni ennetavad soovitused, mis ei puutu üldse kuidagi farmakoloogiasse ehk mitte tablettravi.
Loomulikult on ka farmakoloogiline ravi, kus on eraldi hooravi ja profülaktiline, seda kohe täpsemalt räägin, aga nende otsuste vastuvõtmisel, et millal inimesel mis ravi soovitada, nagu ma ütlesin, põhineb diagnoosil esiteks ja teiseks just sellel migreeni sagedusel ja mõjul elukvaliteedile, ja üle maailma kõikides peavalukeskustes on põhiliseks instrumendiks, mille abil inimesed siis jälgivad oma migreeni, ongi peavalupäevik ja selle täitmine on siis kusjuures see on isegi teatud soodustuste ravimite, soodusravimite kättesaamise juures on isegi kohustuslikuks kriteeriumiks tehtud ja mitte ainult Eestis, vaid mõnes teises riigis, kus ravi kompenseeritakse inimesele ainult siis, kui tal on korralikult täidetud peavalupäevik. Aga jah, nagu ma ütlesin, et kõik algab juba teadlikkusest ja sellise mittefarmakoloogilise raviga peavalukeskustes peamiselt tegelevad sellised spetsialistid nagu peavaluõde, peavalu kliiniline psühholoog ja peavalu füsioterapeut. Arst rohkem tegeleb diagnostika ja pärast siis farmakoteraapiaga, valib ravimid, mis sobib kõige paremini ja kirjutab retsepti või annab need juhised. Aga tegelikult kogu see mittefarmakoloogiline ravi, et selleks on nagu teised spetsialistid, kes kitsamalt spetsialiseeruvad sellele valdkonnale. Ja kui me räägime sellist kvaliteetsest peavalukliinikus vastavalt Euroopa Peavalu Föderatsiooni nõuetele, siis tõepoolest miinimum spetsialistide arv soliidses kliinikus ongi peavaluõde, kliiniline psühholoog ja füsioterapeut, lisaks loomulikult neuroloog peab olema, kes peavaludel eraldi spetsialiseerub. Lisaks oleks väga hea, kui nendes keskustes oleks ka dietoloog, sest hästi palju dieedi aspekte on sellised, mida inimene suudab jälgida näiteks ja sellega aidata migreeniga toimetulekut. Proviisor, kes aitab sobitada erinevaid ravimeid, lähtudes ka sellest, kui palju inimene muid näiteks ravimeid võtab väljaspool migreeni, peab äkki mingisuguseid rohtusid tarvitama. Ja kuna migreenil, eriti kroonilisel migreenil, on väga kõrge nõndatud neuropsühhiaatriline komorbiidsus, mis inimkeeli tähendab seda, et kui mul on migreen, siis mul on suuremad riskid, et mul on ka meeleoluhäire, mul on ärevushäire, mul on unehäire, seksuaaleluhäire, et kõike selle interdistsiplinaarse sellise käsitluse juures on hästi-hästi oluline, kui me pöörame tähelepanu ka teistele aspektidele, sest see kõik, mis inimese elukvaliteedi määrab, ei ole ainult tabletiga migreeni kontrolli all hoidmine, vaid kõik teised funktsioonid on ka hästi olulised. Ja seetõttu selliste neuropsühhiaatriliste probleemidega päris hea, kui oleks keegi, kes on psühhiaatri haridusega, kes oskab nendega väga täpselt toime tulla ja tegeleda ja soovitusi anda. Väga lihtsalt öeldes, et kõik algab elustiilist, et inimesel, kel on migreen, elu peab olema hästi režiimipõhine, ehk siis migreen ei talu selliseid kõikumisi, ei taha üldse selliseid muudatusi inimese rutiinis, ehk siis nende inimeste migreen on parem, kellel on elus regulaarne füüsiline aktiivsus, regulaarne toitumine, vedeliku tarbimine ja piisav regulaarne uni, kvaliteetne uni. Et nende migreen käitub palju viisakamalt, kui võib nii öelda. Mida teeb psühholoog? Psühholoog tegeleb kognitiivkäitumusliku teraapiaga ja seal on kaks põhilist lähenemist, on individuaalne ja grupiteraapia. Nagu ma ütlesin, see on täiesti omaette eriala. Miks ma toon eraldi kognitiivkäitumuslikud teraapiad ja järgneva ka füsioteraapiat on see, et need teaduslikud uuringud ja tegelikult ka meie kogemus näitab, et need on väga efektiivsed meetodid migreeni hoogude sageduse vähendamiseks ehk profülaktikaks. Ja uuringutest tuligi välja, et kõige kõrgema taseme ehk A-taseme tõenduspõhisus on nendel meetoditel nagu tõestatud ja see ongi see, miks me üritame igas peavalukeskuses selles meeskonnas omada ka kliinilist psühholoogi ja füsioterapeuti. Aga teatavasti kõige lihtsam füsioteraapia on see, kui inimene regulaarselt käib trennis ja seda on ka uuritud ja näidatud, et 2-3 korda nädalas on see miinimum, mis on vajalik selleks, et see regulaarne füüsiline aktiivsus
transformeeruks sellesse, et inimesel on vähem hoogusid. Kindlasti lisaks sellele sellistele klassikalistele meetoditele on alati parem, kui on olemas keegi füsioterapeut, kes on spetsialist, kes kohandab seda füüsilist aktiivsust igale inimesele individuaalselt, sest et siin tuleb arvestada inimese vanust, võib-olla kaasuvaid haigusi, tema aeroobset võimekust ja nii edasi. Aga jällegi, füsioterapeutil on järjekorrad, igale poole ei pääse kohe kähku ja kiiresti. Kõige lihtsam, kui inimene läheb ja hakkab ise trennis käima, tervisesporti tegema vähemalt 2-3 korda nädalas ja kusjuures uuemad uuringud on isegi näidanud, et sama efektiivne võrreldes selliste konventsionaalsete meetoditega nagu ma ei tea, jooksmine, ujumine on ka näiteks jooga, pilates, et nendel on samasugust efekti näidatud nagu tavalistel nii-öelda harjumuspärasematel spordialadel. Ja jällegi eesmärk ei ole inimesest nagu sportlast teha, eesmärk on käivitada meie aju seda füsioloogilist potentsiaali ise võidelda valu ja konkreetselt migreeni vastu. Aga nagu ma ütlesin, et arst põhiliselt tegeleb, kui diagnoos on kindel, diagnoos on olemas, põhiliselt edasi tegeleb siis farmakoteraapiaga. Ja esimene, millest see kõik farmakoteraapia algab, on leida inimesele kõige sobilikum ravim, mis võimalikult kiiresti ja efektiivselt juba alanud migreeni hoogu lõpetaks. Ja me teame, et paljud inimesed enne, kui nad juba arsti juurde jõuavad, on juba ise ära proovinud neid retseptivabu ravimeid nagu paratsetamool, ibuprofenilaatsed rohud ja me teame, et nad võivad olla efektiivsed, kahjuks nende efektiivsus on reeglina kaunis tagasihoidlik ja kui aitavad need rohud, siis pigem nendel inimestel, kellel on kergem migreeni variant ja kellel migreen ei ole nii tugev, ja seal isegi on pandud tähele, et kõige paremini aitavad need rohud, mis on lahustuvad, mitte tavaline tablett, vaid klaasis lahustuvad, mis tähendab seda, et nad imenduvad hästi kähku ja migreeni hoogude ravis on hästi oluline võimalikult varakult seda migreeni hoogu peatada. Mida varem me võtame rohtu migreeni puhul, seda efektiivsem see on. Küll aga, nagu ma ütlesin, et nende retseptivabade ravimite efektiivsus on suhteliselt tagasihoidlik ja tüüpilisema sellise migreeniga siiski inimesed ei ole rahul nende paratsetamooli või siis ibuprofenilaatsete ehk mittesteroidsete põletikuvastaste preparaatidega. Ja aastast 1991 kliinilises praktikas on selline grupp ravimeid juba kasutusel maailmas ja Eestis nagu triptaanite. Nendest kõige rohkem Eestis kasutatakse sumatriptaani, mis oligi esimene triptaan, aga tegelikult maailmas on 7 erinevat toimeainet, mida võib siis kasutada migreeni hoogude ravis. Need on kordades efektiivsemad, kuid jällegi ükski ravim ei ole kunagi 100% efektiivne. On ka inimesi kahjuks migreeniga, keda me nimetame triptaanresistentseteks näiteks, et nendele mingil põhjusel triptaanid ei anna piisavalt head efekti. Nii et selles mõttes me ikka tahame järjest rohkem ja rohkem omada meie arsenalis ravimeid, mis kataks kogu seda spektrit migreeniga haigetest, et igaühele leida see sobilikum. Mida alati tuleb meeles pidada, kui te kasutate valuvaigisteid ja triptaane, on siis asjaolu, et valuvaigistite tarvitamine peavalude ravis ei ole lõputu küünlapäev. On teatud piirangud, mida ei tohi ületada ja see on seotud sellega, et kui me liiga sageli hakkame võtma valuvaigisteid, siis inimesel lisaks migreenile võib tekkida veel teisene sekundaarne peavalusündroom, mida nimetatakse krooniline peavaluravimite liigtarvitamisest. Ja selles mõttes on, et seda ära hoida, kindlasti siis jällegi see peavalupäeviku pidamine on hästi oluline, sest kui me mõõdame seal, et mitu päeva kuus tohib võtta, siis tagantjärele ei pruugi inimesel hästi täpne päevade arv nagu meelde tulla ja parem kohe neid nii-öelda logida ja panna kirja, kui ma olen peavalu tõttu, migreeni hoo tõttu antud juhul võtnud mingisugust valuvaigistit.
Ainuke erinevus, mis siin on nüüd täiesti uus grupp ravimeid, mis pool aastat tagasi ka Eestisse jõudis, on Gepandid, et kuna nad toimivad täpselt sellesama CGRP vastu, millest ma rääkisin mõni slaid tagasi, siis selle CGRP blokeerimise mehhanismi seostakse mitte ainult migreeni H-sümptomite ja valu eeskätt peatamisega, vaid seostakse ka ennetava efektiga ehk profülaktilise efektiga. Ja meil on olemas CGRP vastu suunatud teised ravimid, mis omavad hoopis ennetavat ehk profülaktilist efekti. Ja tänu sellele Gepandid on ainus grupp ravimeid, millel ei ole seda liigtarvitamise riski. Kõikide teiste valuvaigistitega peab meeles pidama, et ei tohi liiga sageli neid võtta. Mis Eestisse ei ole veel jõudnud, aga näiteks Põhja-Ameerikas olemas ja me loodame, et varsti ka Euroopasse jõuab, on selline grupp ravimid nagu ditaanid, nagu näiteks lasmiditaan, ka täiesti uus, võrreldes triptaanidega sama efektiivne, kuid palju valikulisema toimega, nagu pakutakse uuringute põhjal, kuid ka ditaanidel on see liigtarvitamise risk tõenäoliselt olemas. Ja seda liigtarvitamist ingliskeelset terminoloogiat kasutades nimetatakse medication overuse headache ja meil on kuidagi nagu meil spetsialistel, kes me peavaludega tegeleme, on juba kõnepruugis välja kujunenud, et kui me sellest olukorrast räägime, siis me ütleme, et võt inimesel on moht tekkinud, ehk see tuleneb ingliskeelsest medication overuse headache ehk ravimite liigtarvitamise peavalu, on ju. Ja sisuliselt, kuidas see kujuneb, ei teki, kui inimene üks kuu lihtsalt oli hädas peavaludega, mis võib-olla kõik ei olnud migreenis, võib-olla viirust on põdenud ja on võtnud palju valuvaigisteid peavalu vastu, vaid see, kui ta regulaarselt ja vähemalt 3 kuu vältel on ületamas teatud piire, ta hakkab järjest rohkem võtma neid valuvaigisteid ja nad korraks nagu aitavad, aga nad lühendavad seda perioodi kuni järgmise ataki tekkeni, mis tähendab seda, et inimene satub nagu surnud ringi. Ta võtab valuvaigistit, järgmine peavalu tuleb kiiremini, ta peab jälle võtma ja mida rohkem ta võtab, seda sagedasemaks läheb peavalu. Nii et sellest mõttes nagu surnud ringi ja siin üldiselt parem on ennetada seda mohhi, kui pärast tagantjärele ravida seda, sest mohhi ravi tähendab kindlasti võõrutust eeskätt valuvaigistitest, mis on efektiivne ja reaalselt me nende patsientidega töötame päevast päeva, aga ta on kindlasti raskendav kogu raviprotsessi raskendav lisaprobleem, millega tegeleda. Ja siin on need põhilised piirid, mida soovitakse jälgida. Kõige lihtsam on meelde jätta, et need rohud nagu aspirin, paracetamol ja need samad ibuprofenilaatsed ehk mittesteroidsed põletikuvastased, et neid lubatakse võtta kuni 14 päeva kuus, et üle 15 ei tohi võtta ja kõik ülejäänud valuvaigistid on kõrgema riskiga ehk seal siis tuleb hoida alla 10 päeva kuus seda tarvitamist, nii et alati võtan valuvaigistit, kohe panen kirja, et mitte ei unusta, et siis saab päris adekvaatset ülevaadet sellest, et kui sageli ma olen valuvaigistit tarvitanud. Ja jällegi ainuke grupp ravimeid, millel ei ole, mis on valuvaigistid, aga millel ei ole ületarvitamise riski, ongi need samad Gepandid ja just tänu selle, et nende toimemehhanism on nii palju erinev kõikidest teistest valuvaigistitest. Nagu te näete, siin on veel eraldi rida nõndanimetatud kombinatsioon analgeetikumid ja siin on mõeldud need tabletid, mis sisaldavad rohkem kui ühte toimeained. Näiteks piltlikult öeldes, kui inimene võtab sama peavaluataki vastu korraga erinevaid toimeaineid, olgugi, et nad on madala riskiga, näiteks ibuprofeni ja paracetamoli korraga, siis see sisuliselt kohe tõstab seda riski, et see on 10 päeva piiriga juba olukord. Ehk ideaalne migreeni H-ravi on ikka ühe toimeainega ehk monoteraapia. Nüüd profülaktika ja siin ma toon välja Eesti migreeni ravijuhise algoritmi, mis seletab, et mis olukorras, missuguseid ravimeid peaks eelistama esimese, teise, kolmanda valikuna ja see on pandud eelmisel aastal heaks kiidetud Eesti migreeni ravijuhises, mis on muide ravijuhend.ee kodulehel kõigile kättesaadav, nii et kui teil on huvi, seal on eraldi ka patsiendi
nii-öelda versioon sellest, mis on ei ole nii koormatud nende teaduslike võib-olla põhjendustega, mis nende soovituste taga on. Ja ühesõnaga palju rohkem inimkeeli kirjutatud ja seal eraldi on ka iga ravimi annused ka veel välja toodud, et missuguseid preparaate, mis annustes kasutada. Aga see on lihtsalt selline kokkuvõttev algoritm, nagu te näete, jällegi kõik algab, ka ravijuhend ütleb konkreetselt, et inimesel peab olema diagnoos ja peab olema päevaolupäevik täidetud ehk selleks, et objektiivselt sedastada, kas inimesel üldse kas episoodiline migreen või krooniline migreen ja see aitaks juba valida kõige sobivamat preparaati. Üldiselt migreeni profülaktilist farmakoteraapiat ehk tablettravi, mitte ainult tablett, vaid seal on ka süstitavad teatud võimalused, soovitakse rakendada juba siis, kui inimesel on vähemalt 4 päeva kuus migreeniga. Nii et sellisel juhul juba tuleb väga tõsiselt suhtuda, sest see on juba elukvaliteedi mõjutav näitaja, negatiivselt loomulikult. Ja on olemas teatud esimese valiku ravimid, mis on nagu kõige kättesaadavamad ühelt poolt ja teiselt poolt kõige efektiivsemad. Siis on teise valiku ravimid ja kui siis inimesel need ravimid ebaõnnestunud, siis on ka kolmanda, neljanda valiku preparaadid. Te küll näete, siin on hästi erinevad ravimgrupid, millel kõigil on näidatud selline migreeni vastane toime ehk need kõik, mis vähendavad migreenihoogude sagedust ja enamus on neid mittespetsiifilised rohud ehk neil on ka teised näidustused. Ainsad, mis siin on just CGRP vastsed monoklonaalsed antikehad, mis on migreeni spetsiifilised. Ja jällegi, nagu te näete, seesama aine CGRP, aga need ei ole enam mitte gepandid, need molekulid on teistsugused natuke ja need on sellised et monoklonaalsed antikehad, sellised süstitavad ravimid, mida inimene manustab siis endale kas nahaalusi kord kuus või kord kvartalis või üks preparaat, mida manustatakse intravenoosselt kord kvartalis, selleks peab siis polikliinikus või haigla juures käima, et seda kord kvartalis veenisiseselt siis spetsialist manustaks seda. Ja nad kõik toimuvad CGRP selle ahela vastu põhimõtteliselt ja need, mis on värviliselt ära toodud, need on Eestis ka täiesti olemas, erenumab, eptinesumab, fremanesumab, galkanesumab Eestis praegu ei ole, võib-olla tuleb. Ja need on kõrgelt spetsiifilised migreeni profülaktilised ravimid, nii et nende see efektiivsus on üpris kõrge ja ka, mis siin salata, ka taluvus on, mis on ka oluline tegelikult, et nende taluvus on ka palju parem kui need tabletid, aga mis on alati ka individuaalne, sest inimesed on erinevad ja migreenid on erinevad, nii et see võib erineda indiviidilt indiviidile. Nii et kui võtta kokku tänast sellist ABC loengut ehk nii-öelda baasloengut, et jah, migreen on ajuhaigus, seda diagnoositakse kliiniliselt ehk siis anamneesi põhjal, kui inimene oskab õieti kirjeldada. Kõik algab elustiilist ja enese jälgimisest. Kui me räägime migreeni farmakoteraapiast, on olemas hooravimid, mis lõpetavad juba alanud ataki, on olemas ravimid, mis ennetavad, vähendavad hoogude sagedust ehk profülaktilised rohud. Ehk teist sõnadega me saame inimesi päris hästi aidata ja kui teil tekib huvi täiendavalt veel lugeda sel teemal, siis nagu juba mainisin, et on olemas ravijuhend.ee kodulehel täiesti avalikult kättesaadav migreeni esmane diagnostika ja farmakoteraapia täiskasvanutel. Sealt võib lugeda täpsemalt, mis need soovitused on. Ja mida ma veel soovitan, et mõni aeg tagasi me tõlkisime eesti keelde ühe välise eestlanna kirjaniku ühte novelli, kes see on Maia Sepp, kes elab ja kirjutab Kanadas ja tema kirjutas oma kogemusest sellist raamatut nagu Migreenimaafia. Et see on väga hea selline mõnus õhtune lugemine, nagu mulle tundub. Ärge kartke, ta ei ole kuidagi depressiivne või midagi sellist, ta on tegelikult suhteliselt selline hea huumoriga veel lisaks kõigele kirjutatud ja ta päris hästi ilmekalt nagu kirjeldab seda, et mida kõike võib inimene migreeniga läbi elada ja kuidas tema elu võib välja näha.
see on kõik üks ja sama raamat, eri riikides on erinev kujundus lihtsalt, aga ta on meil tõlgitud ka eesti keelde ja peaks olema Rahvaraamatus, Apollo raamatusse igal pool kättesaadav või netist tellitav. Nii et see oleks minu poolt kõik, et tänast webinari toetas meil Pfizer täna ja suur tänu tähelepanu eest. Nii et kui kellelgi on veel mingeid küsimusi, siis ma võin proovida nendele vastata. Aitäh sulle, Mart. Väga põnev oli ja minul on nii palju küsimusi. Eriti selle kohta, et kuidas siis nüüd päriselt patsient hakkama saaks, aga Maia raamatut soovitan mina ka. Hästi eluterve suhtumine sellesse, kuidas migreeniga toime tulla ja migreeniga läbi elu astuda. Aga meil on päris palju küsimusi tulnud siia küsimuste aknasse ka ja võtaks ühe MOHi küsimuse või selle nii-öelda ravim põhjustatud peavalu küsimuse. Kõigepealt sa tõid välja need numbrid, mis olid erinevate ravimgruppide põhiselt 10 ja 15 päeva kuus. Kas see on kuupõhine ja kuidas seal see päevane arvestus käib? Me oleme sellest varasemates webinarides rääkinud, aga hea meelega tuletaks meelde, et kas ühel päeval võib võtta mitu korda rohtu ja see läheb ühepäevane arvesse või kuidas seda arvestama peab? Palun ütle meile üle. Ja puhtalt selle MOHi seisukohalt ei ole oluline, kui palju inimene päeva sees võtab, vaid oluline selle tegevuse regulaarsus ehk mitu päeva kuus inimesel on koos valuvaigisti ka. Selles mõttes on ka mul patsiente näiteks, kes ütlevad, et doktor, ma ei tarvita üle, sest ma püüan võtta võimalikult vähe ja ma võtan ainult veerand tabletti, aga iga päev. See on ka MOH ja selles mõttes, et või selle ravimi liigtarvitamine, sest et kui juba ravida mingil konkreetsel päeval, siis ravida tuleb õigete annustega ja kiiresti see hoog võimalikult kiiresti ikka välja ravida, kui vaja, siis korrata annus samal päeval. Nii et MOHi seisukohalt on oluline, kui mitu päeva kuus, olenemata sellest, mitu tableti päeva sees inimene võtab. Loomulikult tuleb jälgida päevaseid annuseid, igal rohul on ööpäeva piirid ka, mida ei tohi ületada. Aitäh, Mark, selle vastuse ja meeldetuletuse eest. Me rääkisime migreeni ennetavast ravist ka ja üks küsimus spetsiifiliselt botuliintoksiini süstide kohta, et kui see seeria süste on läbitud ja mõju justkui ei olnud, siis mida võiks koostöös oma raviarstiga järgmisena proovida? Iseenesest on, millest tuleb tegelikult alustada, on see, et Botox onabotuliinitoksiin A on Botoxi toimeaine, on ainus nendest nii-öelda jutumärkidest botuliinitoksiinidest, millel on näidustus migreeniravi ja see piirneb ainult kroonilise migreeniga. Et episoodilisele migreenile teadaolevalt Botox väga efektiivne nagu ei ole. Et kahjuks ta ka kroonilise migreeni puhul 100% inimesi ei aita, päris paljudele saame päris head efekti, et peavalude arv nagu drastiliselt langeb. Aga on ka siin resistentsuse aspekt ka täiesti reaalne probleem, et mitte kõigil see ei lähe. Öeldakse, et vähemalt pool aastat peaks olema see ravikuur, et aru saada, kui hästi see efekt üldse on. Ja iseenesest, kui onabotuliinitoksiin A ei ole osutunud efektiivseks, siis see ei tähenda, et need teised profülaktilised ravimid ei toimiks. Ehk jällegi kõige lahedam nii-öelda ravi on CGRP vastane, aga kõik need mittespetsiifilised preparaadid, need tuleb ära proovida ja mõnikord me lähemegi polüteraapiale selles mõttes, et me kasutame ühel ja samal inimesel mitme erineva toimemehhanismiga profülaktilisi ravimeid. Veel üks küsimus Botoxi kohta. Kui kaua mõju kestab, kui ta kestab ja kas Botoxil on mingid riskid? Toimekestvus on individuaalne.
üldiselt on patsiente, kellel öeldakse, et esimene kuur kestabki 6 kuni 12 kuud, on ju. Ja peale seda, kui on efekt hea saavutatud, siis võib ravist teha või me teemegi pausi ja jälgime, kui efekt säilub, siis uuesti seda alustada ei ole vaja, sest tegelikult ju, miks ma nii palju rääkisin nendest mittefarmakoloogilistest meetoditest nagu elustiil, režiim, trenn, uni, kõik see on väga oluline, et me saame selle botox või mingi muu ravim, me saame näiteks tekitada olukorra, kui me võtame migreeni kontrolli alla, see sagedus langeb mõistlikkuse piiridesse tagasi, on ju, et ta ei mõjuta enam nii palju elukvaliteedi ja inimene selleks ajaks on juba välja õpetatud, ta teab, kuidas ta peab elama, tal on rutiinid välja kujunenud ja kui me lõpetame selle ravimi ära, siis see toime võib kesta niimoodi, et inimene hoiab seda madalat sagedust mitte farmakoloogiliste meetoditega, on ju. Aga ikkagi, kui me teame ju, et migreen on krooniline haigus, et ikkagi ka selle remissiooni ajal või sellise parima võimaliku aja jooksul tuleb ikkagi peaolupäevikut pidada, sest kui me näeme, et jälle hakkab migreen üles kerima, on ju, et siis võimalikult varakult nagu sellele reageerida, mitte lasta uuesti käest. Kellel on kõige suurem osa selles, et inimene või kellel on kõige suurem osa selles, et migreen käituks viisakamalt inimese puhul, inimesel endal ikka, eks ole. No et, absoluutselt. et ravimid ainult aitavad kaasa. Ja me. Väike osa. Millest võib sõltuda, et mõnel korral ravim aitab ja teisel korral ei aita? Jah, palju tegureid, kui me räägime igast üksikust migreeniatakist, siis ega me alati ei oska vastust nagu leida. Mõnikord me leiame tõesti, et liiga hilja võetud rohi enam ei ole nii efektiivne, et kui inimene hilineb selle rohu võtmisega, kui hoog on juba alanud, aga mõned hood isegi varakult ravides ei allu lihtsalt, et me alati ei oska nagu näpuga näidata, et miks see just konkreetselt sel juhul on juhtunud. Mis hetkel ravimit võtma peab? Mida varem hooajal, seda parem. Auraga migreeni puhul? Ja siin on kaks koolkonda maailmas. Üks koolkond väidab, et juba aura ajal võiks võtta. Teine koolkond ütleb, et tuleb võtta valufaasis. Et seal on mõlemal poolt ja vastu argumente. Reeglina alguses me soovitame valu alguse faasis võtta, sellel on üks võimalik põhjus on see, et niikaua kui inimesel ei ole nagu päris valu närvirakkud aktiveerunud, siis need retseptorid, mis närvirakkude peal on, nad ei ole nii-öelda veel avatud, nad ei ole veel ravimi suhtes vastuvõtlikud, nad muutuvad sellisteks ainult siis, kui valufaas tekib. Et see on üks põhjus, miks valufaasis võtta. Kui inimesel on selliste raskete pikaajaliste auradega migreen, ja teatud ravimid võivad veresooni ahendada, seal öeldakse, et aura ajal pikaajaliste aurade puhul ei soovita võtta ka selle tõttu, et on suurem išeemia risk. Et see on teoreetiline, sest et aastast 1991 on neid triptaane kasutatud maailma praktikas ja siiamaani nagu otseselt nagu ravimitest tingitud sellised ajuinfarkti juhtumid näiteks, need on nii kaduvväike protsent, et reeglina seal on teised faktorid, mis mängisid rolli selle kõige juures. Aga ikkagi meie siin pigem kuulume sellesse koolkonda, kes ütleb, et valu alguse faasis võtta, mitte aura ajal. Aitäh vastuse eest, Mark. Natuke samasse teemasse küsimus, aga küsin täpsemalt. Sumatriptaan ahendab veresooni. Kui valuga sauna minna, siis valu soojas leeveneb ja isegi kaob. Samas soojus ju laiendab veresooni. Kuidas seletate ahendamist ja laiendamist? No üldse need veresoonte läbimõõdu muutused, need on kogu selle migreeni hoo mehhanismides lõppfaas ja see on ainult üks osa sellest migreeni hoo muutustest, mis puudutab veresooni. Ja siin tuleb eristada neid veresooned, mis on meil naha all, nahaveresooned ehk koljuvälised ja teised, mis on ajukelmetel ja ajuveresooned. Et kui me käime saunas, põhiliselt laienevad need nahaveresooned, on ju. Aga need efektid, mis on näidatud veresooni ahendavatel ravimitel, triptaanidel näiteks, seal on mõõdetud eeskätt koljusiseseid veresooni ehk ajukelmete ja aju enda veresooned.
Ja siiski ka siin räägitakse järjest rohkem, et triptaanid tõenäoliselt ei leevenda valu niivõrd selle arvelt, et nad ahendavad neid laiemaks läinud veresooni, vaid neil on just närvirakkudele otsene toime ajutüves kolmiknärvisüsteemis. aitäh täpse vastuse eest, Mark. Patsient küsib, kui triptaani kasutamine ei ole lubatud ja ibuprofeeni peaks vältima, millised ravimid võiksid sellisel juhul olla selle patsiendi jaoks sobilikud, kas ainult paratsetamool või on ka midagi muud? No paratsetamool on kõige kättesaadavam siiamaani Eestis olnud. Kui triptaanid on vastunäidustatud mingil põhjusel või nad ei toimi, nagu ütlesin, teatud protsent migreeniga inimest ütleb, et triptaanid ei aita mingil põhjusel. Paratsetamool me teame, et see reeglina jääb natuke nõrgaks ja ibuprofenilaadsed kakasvastunäidused ei toimi, et õnneks praegu meie ajal on just need gepandid on täiesti uus ravimirühm, mis on jõudnud ja ma ei välista, et need ditaanid, mis on veel üks hooravimite rühm, mis on Põhja-Ameerikas, on juba kasutusel mõne aasta jooksul, et need ka jõuavad Euroopasse mitte väga kauges tulevikus. Aga kindlasti ma pean ütlema, et üks ravimgrupp, mida peaks igal juhul migreenihoogude ravis vältima, on opioidid. Et need kodeiin, morfiin, tramadool, need on, ei ole soovitavad migreenihoo raviks, üldse esmaste epiduuride raviks. Kas sa täpsustad ka miks? Esiteks, kui me vaatame, kuidas inimesel peavalu üldse tekib, selleks, et inimene tunneks peavalu, tal peab ajutüves aktiveeruma kolmiknärvikompleks ja nendes rakkudes, mis seal kompleks on, mitte ühelgi rakul ei ole opioidseid retseptoreid, mille kaudu see opioid üldse toimida võiks, nii et see on juba mehhanistiliselt nagu vale ravi, aga opioidil on suurem kõrvaltoimete risk, vahetute kõrvaltoimete risk, pikaajalise tarvitamise risk, üks kõrgemaid mohhi tekkimise risk. Nii et see ei ole ei põhjendatud ega ohutu tegevus. Aitäh selle vastuse eest ja selle soovituse eest teatud ravimgruppe vältida. Mark, kas magneesium, B2 vitamiin või teatud toidulisandid migreeni ennetuses on esiteks pädevad soovitused, teiseks, kas nendega võib ka teatud resistentsus tekkida? Üldiselt toidulisanditel on kaunis nõrk efekt, kui me võrdleme farmakoteraapiaga, on ju. Et need farmakoteraapia on selles mõttes kõige efektiivsem migreenide hooravi. Paraku nii on lihtsalt. Toidulisanditega on tõesti magneesium on välja toodud kui võimalik migreeni ennetava toimega aine ja seda on mitte väga ammu ühe süstemaatilise metaanalüüsi käigus ka analüüsitud, kus võetud kokku kõik maailmas sel teemal publitseeritud kvaliteetsed uuringud ja järeldus oli, et selle efektiivse tase on C tase, ütleme A on kõige kõrgem, A raudselt toimib, B tõenäoliselt toimib, C võimalik, et toimib. Nii et see tõenduspõhisus on kaunis nõrk, aga jällegi ma ütlen alati, et kuna need toidulisandid on suhteliselt selline ohutu tegevus ja kui inimesel nad tõesti aitavad, siis ei ole meil põhjus neid kuidagi keelata, sest toime on küll nõrk, aga mõnel patsiendil võib-olla täiesti toimib. Ja ma tean, see ei ole küsimus mulle, et see on rohkem küsimus laste neuroloogidele, et lapse eas, kui me ravimeid tõesti ei julge kasutada veel teatud vanuseni, nad rohkem kasutavad toidulisandeid ja magneesiumi nende seas. B-gruppi vitamiinidel teatud on näidatud, aga sagedamini B-gruppi vitamiinid on avaldanud profülaktilist nõrka toimet siis, kui inimene võtab seda koos teiste toidulisandiga, sealhulgas magneesium, sealhulgas näiteks neitsi-kummelil on näidatud, katkujuurel on näidatud teatud efektiivsus ja aga neil kõik mitte monoteraapiana, vaid kui inimene neid kõik korraga võtab, koensüüm Q10 on neid teatud andmed olemas. Et ei saa öelda, et see ei ole efektiivne, ta ei ole nii efektiivne kui reaalne farmakoprofülaktika, aga mõnedele inimestele väga hästi sobib. Aitäh nende vastuste eest. Meil on päris palju küsimusi veel küsimata ka ja Mark, ma saadan sulle need küsimused kirjalikult. Me saame nad pärast webinari ära vastatud. Üks küsimus veel. Kas nüüd on Eestis parem migreeni ravida, kui oli aasta-paar tagasi?
ja mida patsiendid ise saaksid veel paremini enda poolt ära teha selleks, et spetsialistidel oleks lihtsam? Ja iga uue ravimgrupi tulekuga meie arsenal, lisandumisega meie arsenali, meie valikud järjest laienevad ja kindlasti iga sellise uue uudisega läheb järjest paremaks. Ma võin öelda, et lähiaastatel on veel väga põnevaid uudiseid oodata migreeni nii hooravis kui profülaktilises ravis, mis puudutab ka täiesti uusi toimemehhanisme. Põnevusega ootame, aga inimesed ise võiksid oma elustiiliga panustada sellesse, et migreeniga elu ei ole nii piinarikas. Loomulikult igal inimesel võiks olla oma spetsialist, keda ta usaldab, kellega ta teeb koostööd. Sest et selline nagu ütleme, et erinevate spetsialistide vahel pendeldamine, see nagu reeglina ei ole nii efektiivne kui konkreetne partnerlus patsient ja spetsialist vahel. Kindlasti jälgida korralikult, kuidas migreen käitub, mitte jätta seda unarusse, õigeaegselt reageerida migreeni kulu halvenemisele. Nii et, aga peamiselt ma ütleks, et elustiil on siin ikka, meie aju on tegelikult võimas tark elund ja looduse poolt või kelle iganes poolt on nii tehtud, et meie ajul on mitmeid enda kaitsemehhanisme. Ja see on hämmastav, kui palju me saame ise ära teha, et neid mehhanisme käivitada oma elustiiliga, oma rutiinidega. Ja mina usun ka, et inimesel endal on väga-väga palju ära teha, kui me saame oma elustiili ja peavalupäeviku pidamisega oma ravi toetada, siis anname endast parima. Microventionis oleme selle esimese sammu teinud, et digitaalset peavalupäevikut oleks kõigil võimalik kasutada ja katsume olla seeläbi nii patsientidele kui spetsialistidele toeks. Aitäh meid täna õhtul jälgimast, kuulamast, vaatamast ja kohtume peagi jälle. Aitäh sulle, Mark, et võtsid aega, et olla meiega. Ja aitäh kõikidele kuulajatele. Suur tänu tähelepanu eest. Ilusat õhtut.